Ja tere tulemast vaatama sulle seda videot, see on esimene selline tõeline talvepäeva video, kus talv on tõepoolest saabunud ka siia Palusalu aeda ja ma teen sulle väikse ekskursiooni sel teemal, miks talvine aed ei ole lihtsalt okaspuud, vaid midagi palju enemat ja seda näeb väga hästi just tänasel päeval, kui esimene värske lumi on peal, selline õhuline, pehme, kohev ja need struktuurid tulevad väga hästi esile. Nii et lähme aeda, teeme väikse tiiru. Nii, ja esimene koht, mida ma tahaksin sulle näidata, ongi siin kohe selle suvemaja juures. Kohe näeb ära, kui palju see esimene lumi siin mõjutab nende kõrreliste seisukindlust. Siin on näiteks Hiina siidpööris, mis on selle lume all natuke kaardu läinud, aga kui mingit suuremat paksemat lund peale ei tule praegu, siis ta ajab ennast ilusti kenasti püsti ja mitte midagi hullu temaga ei juhtu. Siis hästi püstise õiega ja nende vartega on siin teravõiene kastik Karl Förster, mis on tõesti viimasel ajal üks populaarsemaid kõrrelisi nii avalikus ruumis kui ka siis eraaedades ja tema samuti, isegi kui suur paks lumi maha tuleb, ta võib pikali vajuda, aga ta päris hästi tõuseb ka ise püsti. Siis praegu siin esimese lume ajal on väga hästi veel püsti Virginia männasmailased. Need on need püstised nuiad siin Peenra servas. Ja praegu võib-olla ongi hästi näha seda, et kuidas see pruun ja must ja tume selle valge lumega hästi kontraste moodustab. Pluss siis need pruunid toonid, erinevad kastikud, kuidas need siis ei ole nagu kontrastsed, vaid pigem sulanduvad ühte. Siis üks minu lemmikuid sügisastreid, Sile sügisaster, mis ka praegu veel siin lume all õitseb. Anneke van der Jõukt. No imelisemat astert võib-olla sügiseks ei annagi välja mõelda, sellepärast et temal on see õiestruktuur, kasvu, kuju, haabitus, kõik see väga-väga võimas ka enne õitsemist, pluss siis see hästi hiline õitsemine ja praegu siin lume sees õitsemine. Ja ma ei tea, kas siit videost võib-olla hästi ei ole näha isegi, tema varred on sügisel punakad ja lehed on rohelised, ehk siis see annab nagu ka omapärase sellise värvimängu tegelikult aeda. Nii, lähme siit edasi. Siin on siis natuke peenemate õitega kõrrelised, see on siis luhtkastevars, kes samuti püüab seda esimest lund ilusti kinni, härmatisega imeline, aga vot temal on siuke nõrgem vars, et kui ta suurema lume endale selga saab, siis püsti ta ei jää ja tema vajub pikali. Siis kui me siin edasi vaatame neid nutte ja pallikesi ja tutte, siis nende lumetupsudega, siin on üks monarda, toruõiendiline monarda, mis väga hästi jääb püsti. Tema kõrval siis jälle Virginia männasmailane, üks madalam sort, mis ka väga kenasti püsti püsima jääb. Ja siin vahepeal me ei vaadanud veel ühte kõrrelist, siin on üks hästi kõrge kõrreline, läheb sinna kõrgustesse, see on rooksini helmikas. Tema on veel hästi kollase kõrre värvusega nüüd hilissügisel. Praegu on novembrikuu, et novembrikuus ta püsib ilusti püsti, aga ühel hetkel ta siis vajub ka pikali, et tema päris tervet talve sellise püstisena vastu ei pea. Nii, siis üks hästi tore kontrastne püsik on veel hiidisop. Ja, siin on kurdhiidisop, millel need õisikud lähevad hästi tumedaks ja tema on hästi jõulise olekuga, hästi püstise, tugeva struktuuriga. Ja siin tekib väga mõnus kontrast selle kastikuga. Siin on nüüd Kalama Crostis Varia, mis on õhulisem kui teravõieline kastik. Teravõieline kastik. Ja jälle püüab seda lund praegu mõnusalt siin kinni. Nii, siis mõned floksid siin vahel, et kui floksid on lõikamata, siis nad on sellised lumepüüdjad päris toredad, et pole kõige hullem. Aga floksidel siis tegelikult võiks need pealsed maha lõigata just selle eesmärgiga, et nad ei külvaks ennast edasi.
nii. Natuke sätin paremaks. Lähme siit edasi. Aedortensiad jäävad ka meie aias lõikamata talveks ja nemad püüavad ka siis ilusti selle lume kinni, härmatise kinni. Ja kui siit nüüd tagasi vaadata, siis näeb ilusti sinna tahapoole jälle neid kõrgeid rooksinihelmikaid, näeb siin vahepeal neid kastikuid. Siis tulevad siin jälle need Virginia männasmailased, jah. Ja siis siin ees silepäevakübar, ei mitte sile, vaid läikiv päevakübar, herbstsonne, kes jääb ka väga toredasti talveks püsti struktuuri andma. Ja siis sellised ussikesed, jah, selle ussikese nimi nii-öelda on kurtkuldvits. Tema on selline kuldvits, kes ennast edasi ei külva ja nagu näha, on tal see struktuur hästi tugev, struktuur on hästi võimas juba ka enne õitsemist. Ja õitsemise ajal loomulikult ja ka praegu peale õitsemist, et tegelikult ta õitseb hästi hilja, aga tänaseks ta on ära õitsenud ja ta jääb talveks sellist mõnusat õhulist struktuuri andma. Pluss siin all on siis õhulised preeria pillaheinad. Nendel on ka siin natukene lund juba külge jäänud, et tema on sügise üks lemmikkõrrelisi, sest et ta lõhnab ja muidugi oma selle õhulise oleku poolest lihtsalt imeline. Nii, siis siin tagapool on jälle need Hiina siitpöörised, rooksinihelmikad ja hästi kõrge. Et tuleb see hästi kõrge läikiv päevakübar. Ma kohe näitan ka, kui kõrge see on. Seisan siia kõrvale, et sa näeksid. See on siis minust, näed, veel kõrgem. Üle 2 meetri on ta sel aastal kõrge. Jah, on võimas. Et tema kõrgus sõltub ka kasvukohast, et kui tal on selline hea kasvukoht, sest kui me vaatame seal tagapool nurgas, seal ta oli oluliselt madalam. Seal on ka elupuu juba suutnud ennast ilusti kasvama, sättida ja ära juurdunud korralikult, ehk siis elupuu juure konkurents on juba hakanud mõjuma, aga siin keskel ei ole tal kedagi, kes teda mõjutaks ja siin on tema kõrgus üle 2 meetri sel aastal. Nii, siis on jälle sellised huvitavad. Mis ma alles jätan ka, on Leitlini liilia. Siin on tema need õievarred veel püsti ja see annab sellist huvitavat struktuuri. Ja praegu eriti hästi lumega näha. Natuke nagu vertikaalset sisse, sellist arhitektuurset struktuuri sisse, kui ta on madalate püsikute vahel. Nii, siis on jälle need Hiina siitpöörised siin natuke lume all. Virginia männasmailane ja kurtkuldvits. Nii, ja lähme siit seest ka korra käime läbi, vaatame, seal on natukene ka teistsugust kraami. Üks toreda talvise struktuuriga taim on ka Physostegia ehk siis Virginia tonditupik. See on siin ees sul. Sest et temal on hästi püstine õis, aga mis tema puuduseks võib-olla on see, et ta läheb päris kiiresti ka edasi, ehk siis labidas peab sul terav olema. Nii, siis siin vahepeal on üks sarik sirmaster. Temal on täna päris palju lund küljes, aga ilma lumeta ta on ka väga efektne, tal need õisikud on valged, sellised udujad nagu natuke nagu siuke pusa, siuke nagu vatt. Jah, nagu vatt on peal. Siis ilma lumeta ka väga efektsed. Ja jälle Virginia männasmailased suure massina. Ja mis huvitava struktuuri jätab, on ka ürt punanupp. Praegu siit videost võib-olla halb näha, aga tal ei jää need nupukesed talveks. Siin on natuke näha, tal ei jää nupukesed, aga mis tal jääb see nagu varrestruktuur, siuke haruline struktuur.
et selle ma jätan ka hea meelega päris tihti ikkagi alles, kuigi ta võib ka maha lõigata. Või siin vahepeal on natuke näha üks teine punanupp. Temal on natuke rohkem nupukest jäänud, et mida hilisema õitsemisega see punanupp on, seda rohkem nupukest alles jääb. Ja siin ta on ilusti teiste püsikute vahel ka püsti. Siis on heleeniumid. Heleeniumid on ka talvel väga toredad sellised püstise struktuuri andjad, tugeva nupustruktuuri andjad. Siin vahel üks sarikõieline. Et see talvine ilu tuleb väga palju erinevatest struktuuridest. Siin on näiteks astilbed, ka kõrreliste taustal. Kui me siit poolt vaatame, siis kõrrelised jäävad ilusti selle tumeda taustaks. Praegu on lumi peal, praegu seda hästi ei ole nagu näha, aga kui lumi ära läheb, siis on see heleda tumeda kontrast hästi tugev. Siis on siin siilkübarad, punane siilkübar samamoodi, väga äge tugeva struktuuriga püsik, mis jääb ka talveks päris hästi struktuuri hoidma, pluss siis lindudele ka väga hästi maitseb. Siis on siin suur kugarpea, kes samuti jääb päris pikalt selle nupustruktuuriga siia püsti püsima, annab jälle õhulisust. Et talvel võib see aed hoopis teistmoodi õitsele lüüa ja seda me saame väga palju siis ka nii-öelda ära kasutada ja hinnata ja nimelt tullagi talvel ka maaeda nautima, vaatama, mis siin praegu siis efektset on, mis siin praegu nii-öelda õitseb, on ju talvises aias. Siis siin on üks kibuvits koos Hiina siitpöörisega ja nad on üksteisest nagu läbi kasvanud, ehk siis see kibuvits hoiab ka siin Hiina siitpöörise võrseid või neid varsi üleval. See on üks kikaputk oma viisikutega, ka päris tore. Ja siis puudevõrad. Ja siinkohal ma lõpetan selle video siit aiaosast ära ja läheme päris aeda, kus ma näitan ka siis seda talvist okaspuude ilu, talvist puittaimede ilu, sest siinpool aiaosas ei ole nii palju neid puittaimi, see aiaos on hästi-hästi väike ja ongi eelkõige siis kasutatud erinevaid püsililli, kõrrelisi selle struktuuri loomiseks, aga päris aias on ka siis rohkem nii-öelda päris suurt massi, suurt puid, põõsaid. Ja me vaatame neid ka.